Päikse kätte ei saa minna, palav on. Meie kohal on lennujaam. Me oleme lennujaama all. Ja... Niimoodi maanduvad. Ühel pool on mägi, teisel pool on vaba vesi. Nii külm on. 18 kraadi. Ülipälev. Lagela 18 kraadiga. Head reisi. Ardil läks kõht tühjaks veits. Vaata minu käsi siin kõrval. Kes tuleb aitab siia? Üherealine tunnel, väga huvitav. Mingi väga vanaaegne. Päris äge. No kui lähedale julged minna veel, Ardi? No mine. Jäta autovõtmed igaks juhuks mulle. Appi, kui suured lained. On soe või? No aga siis autost ujukad ja minek. Ilus kosk. Nüüd tuleb õige laine. Vaata, mis sealt tuleb. Vaata, mis nüüd tuleb. Ardi! Palun. Vaata sealt kivi otsast, sealt kõrgelt käisin korjamas. Pane nüüd juustesse, palun. Jõuame kohe hotelli. Päev on olnud mega pikk. Ei tea, kas jõuame. Miks ei peaks? Siin samas peaks kuskil olema. Ta sõidab tuua No nii, kus? Ahaa. Nii, kus on meie koduke? Peatume ühes toredas butiik-hotellis ja kohe anti öeldi maja vein, aga see on küll mingi kangem kraam. Aga hotell on väga armas. Ardi läks parkima autot ümber ja siis saame juba hakata avastama, mis siin veel on. Home sweet home! Jee, lõpuks hotellis!
ärkasime kell 3 hommikul Eestis ja lõpuks siin, vau, milline vaade meil rõdu pealt on, Hardi. Siin saab istuda, nautida. Sa lähed otse magama, jah? Millised siis esimese päeva muljed on, Hardi? Äge. Väga äge. Palju mägesid, palju vett, palju igasuguseid asju, mida ei ole varem näinud. Kivi sees kasvavad viljad välja. See oli Hardi tänase päeva number 1 asi. Aga mida vaateid? Kell ei ole isegi mitte 6 ja me hakkame välja minema. Kus me lähme? Ronima. Lähme ronima. Lähme vaatame päikse tõusu mäe otsast. Vaata, kui värsked ja säravad. Kell on nii vähe, et me ei saa isegi hotelli maalt välja. Pidime ekstra küsima, et meil välja lastaks. Auto saame kätte järgmise värava tagant. Aga huvitav on see, et kuigi nagu täiesti kottpime on veel ja ei ole üldse inimesi, siis ei ole üldse nagu hirmus siin. Kuigi tänavad on tühjad. Vaadake neid tulesid. Linnatuled mäe küljega. Jõudsime ülesse. Hardi ostab sealt meile pileteid ja kui all oli 15 kraadi hommikul kell 5, siis siin üleval on 2,5 kraadi. Aga tundub mega ilus. Me oleme jõudnud parklast üles kõndida. Juba ei jaksa. On pilve sees. Jah. Kust see matkarada algab siis? Sellest siin üle alla. See on algab inimest. Hardi on korralikult võtnud kaasa talvejoppe. Aga ma võtsin tuuleka ja siis mul on veel Hardi pusa peal, sest et siin on mingi lumi maas ja me ei arvestanud sellega. Mitte midagi ei näe selle pilvede seest. Ikka ronime, aga mida vaateid? Mul on siin Hardi pusa, minu tuulekas, siis on minu kampsun. Ma ei olnud valmis selleks, et me tuleme päris talve. Hardi ilmselgelt oli. See hingeldamine on sellest, et ma jooksin, mitte sellepärast, et ma enam ei jaksa. Hardi, sa ei usu, mis vaade siit on? Vau!
taas vallutatud. Kas järgmine on, mis mägi järgmiseks tuleb? Pilved lähevad mööda mäge alla. Üliäge. Sealt üle mäe vahel. Sealt tulime. Kas oli väärt varakut ärkamist? Kindlasti. Näe, sealt tulime. Sealt lähevad pilved, lähevad praegu minema. Üleval on ilus küll, aga nüüd on vaja alla kuidagi siit saada. Ja vaadates, kuidas inimesed siit alla lähevad, siis see ei tundu kõige lihtsam ettevõtmine, sest tegelikult me ronisime veits nööride alt. Ma vaatan siis sinu eeskuju. Siit oleks behind the scenes, mida me peame tegema selleks, et saada pilte. Saada näha neid ilusaid vaateid. Mega hea siit. Vaata, kui väike inimene on kogu selle asja kõrval. Mattume jälle pilvede sisse. Üle mäe tuleb. Kas me oleme sinu kodus või? No mõtle, just olime sealt. Me loome endale vabandusi, miks me nii läbi oleme ja puhkama peame teel. Midagi magad hingedel täiega. Ja. Käed läksid puusa. Noh, kuidas oli? Rõve. Seal on parkla. Sealt tulime mingi kilomeeter madalamalt. Ei tea, kas siit tekib seda efekti, aga see on küll mingisugune 30-kraadine kallak. Pealinna need tänavad olid veel hullemad. Tšau! Madeira lambad, mägilambad. Keset teed on pidu käinud. Autoga sõita ei saa, sest pidu on tee peal ees. Kui sõid edasi, siis on näha. Siin on olnud ilusa vaatega pidu, ma pean ütlema. Täiesti ulme püstloodis lihtsalt läheb tee alla. Ma ei tea, palju see kallak võib olla, aga hommikul, kui me siin vara hommikul üles sõitsime, siis oli küll siuke tunne, et see auto rohkem tuuritab, kui et liigub edasi üles. Video pealt pole isegi aru saada, kui kõrge see kalle on või kui suur see kalle on. Need aknad ja neid. Jah. Viis taimu. Otse alla tagasi. See on ikka täiesti püstloodis tänavad. See on täiesti, kuidas sa pargid siia autosid? Peab väga korralikud kässarid olema. Ja. Väga
impressive hotelliga. Tulime nüüd pärast ronimist hommikus sööma. Lauateenindus siit kaardi pealt saab tellida endale, kuidas sa tahad, et sul mingid mune või munaputru, õnnkooki, kohvi toodi lauda. Ja siin on nii palju häid asju oli valikus, et ma vist võtsingi enamuses mingit puuvilju. No vot, bon appetit! See on Seixal Beach, see on surfarite lemmikrand. See mingite kuulduste järgi peaks olema Euroopa kõige ilusam rand ja see on musta liivaga. Lained on küll sellised, et surfaritel kindlasti on mõnus. Ja. Lähme ka siis alla. Muidugi pole paha vaade rannas lamades. Ja Angela läheb vette. Juba jookseb tagasi. No sa pead üle selle laine harja koha minema ja siis saab ujuda, aga ma ei lähe nii kaugele siin. No jah, see vesi on, ma arvan, mingi 17 või? Mis asja? 17 äkki. Vesi või? Ta nii külm ei ole tegelikult, kui ma alguses tundus. Jalad lähevad krampi, aga tegelikult nagu vaba jalgadest ülespoole ei ole hullu. Vaadake, dinosaurus on mu peal. Happy. Kus ta on? Selja peal sul. Sisalik. Tuleb teise õla pealt kohe alla. Õla pealt ikka. Noh, siin oleks võinud abielluda küll ju. Oleks. Saate üldse üles elutada suure kleidiga. Ja ka siin teed tseremoonia, vaata kui ilus. Mida vaadet. Väga palavalt soovitatud restoran, lähme proovime järele. Good food. Lahel lihad tuuakse vard otsas niimoodi lauda. Sul on õige leht kohe lahti. Selline koos. Vesi on kallis, Sossi alla käi, tuled siia päeval. Jah, pesema.
teede ääres on näha, kuidas kõik need on banaanipuud, mis seal on. Ja siinpool ka kasvatatakse banaane. Ja banaanikobarate ümber pannakse sellised sinised nagu prügikotid meil on. Ma ei tea, kas aitab siis valmida või? Mis sa Hardi arvad? Kaitseb neid ilmastiku või ma ei teagi. Siin on linnud ka ära selleks. Jah. Näe, kakaduu. Kakaduu. Tehke Luunale ja Isabelille tere. Tehke tšau. Oi. Lähevad koos su näpuga minema. Tantsi, tantsi. Tantsi, tantsi. Jaa, see käib niimoodi, jaa. Oleks kunagi nii ilus, et selles loomad. Mis sa karjud? Hola! 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 Hello! Huh? Hello! 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 Meie matkarada algab kuskilt sealt. Korralik pori on siin, sest et siin sadas täna hommikul. Ma arvan, et siin sadas ka. Ja siin on jälle päris külm. Sinna alla lähme. Agele, kas sa oled õnnelik? Ma ei ole kindel, kas me sinna alla päris lähme. Ma olen küll. Kuule, selleks me peame selle mäe jalamilt saama kuidagi jõudma teise mäe jalamile. Lähme sinna alla ja siis sealt üles. Siis pärast tagasi. Sa küsisid, miks see 2 tundi võtab? Okei. Eks me näeme siis. Kuidas sa meie rendiautoga rahul oled? Hardi vahetab Audi varsti välja. Isuzu vastu. Isuzu vastu. Jah. Ma ei tea, kus Mine sinna, kuhu lähevad massid. Kas me suudame esimesse takistusraja läbida? No proovi, anna endast parim. Kolmnurgad tehtud. Ma olen väga uhke su üle. Ja nüüd aja peale. Vaatke, meil on lihtne. Tulime sealt ülevalt. Mis siis, et ainult alla mäge on praegu tulek, aga maru lihtne, vaata kui kaugelt. Sealt ülevalt tulime. Tipa-tapa kuskile sinna kaugele. Aga vaata need, kes sealt poolt alt nüüd vastu tulevad, nad ei näe väga palju tõotavad välja, et see sama lihtsalt jätkub. Vaadatan ikka.
praegu naerame, pärast nutame. Pärast võtame selle bussis. Aga vähemalt on praegu lõbus. Hardi teeb tööasju kuskil Madeira looduse sees. Hardi pühapäev on ja sa oled puhkusel ja sa oled keset loodust. See on see tänapäeva võimalused. Töö ei lõppe iialgi otsa. No, kuidas me siit edasi saame? Sest et kõvad matkajad, nagu me oleme, tõelise varustusega, õiged matkasaapad, veekindlad. Kätte peal. Päris muljet avaldav kogus vett tuleb siit midagi. Esimene suurem takistus. See on limbo. Nagu ikka. Lirtsu. Meie sihtpunkt. Seal on meie sihtpunkt. Vaata. Nii, pane nüüd kapuuts pähe ja jookse läbi. Vaata! Noh, mine nüüd. Ma ei saa, vaata nüüd peab pilti praegu. Oota. No, Hardi. Loodus, vaata, kus see välja tuleb. Jõudsime kohale. Äge. Huvitav, kuhu see tunnel läks? Mis on kinni pandud? See tunnel, mis oli kinni pandud seal, läheb Kose tagant ja tuleb välja ilmselt seal. No, sealt läheb rada, see on tõesti. See oleks küll äge. Lähme bussiga sõitma mägedusse. Me oleme vaisad. Et mul on jalad märjad. Loodrid. Noh, küll oli lihtne matk ülessele. Jah. Oleks võinud veel mõelda siia üles tulla, sest tegelikult kuigi see tundub hästi pikk maa, me tulime sealt, sinna täiesti, siis see ei olnud liiga pikk maa, see oli alla 2 kilomeetri, aga kuna jalad on minul täiesti läbi märjad, siis ja siin on päris suur tuul ja siin kõrgemal on ikka päris külm ka, siis otsustasime kasutada mugavust. Läks alles nurga taha sinna alla. Mäeb, sealt vaatamise joone. Ja sealt see oli umbes mingi pool teed alles. Jaa. Aga see lõpp läks väga ruttu kuidagi see mäekülg siin. Üllataval kombel. Näeme nüüd autosse, õnneks ma olin piisavalt tark, et ma võtsin kaasa teised jalanõud ja teised sokid igaks juhuks. Tasus ennast ära, nii et nüüd saab kuivad asjad jalga panna, aga nii ilus ikka. Jõudsid koju või?
jalanõudepaar number 2. märjad, mudased. Aardi läks vaatama veel mingit puud otsima veel sinna. Mina lähen autosse. Märg jalanõusid ära võtma ja jalgu soojendama. Issand, see on kohutav muda. Siin 100 hommikul, mis tähendab, et kõik on nagu songermaa. Leidsin üles nõiapuu. Pool tundi mäest laskumist ja siis oleme ikka mäe otsas. Sealt täiesti ülevat peale. Diner. Head puhkuse lõppu. Kohalikku kraami. Niimoodi on lennujaam siin kohe tee ja vee vahel. See maandumine oli päris huvitav küll. Nad peavad ikka väga täpselt maanduma. Muidu on siit edasi on vesi. Koju. Jee, kodumaale. Jookseme Tallinna lennule. Me maandusime 10 minutit enne, kui teine lennuk peaks õhku tõusma, aga nad ootasid ära.